Mina olen Ann-Maria Piho Viljandi Kultuuriakadeemiast ja tutvustan teile Väike-Kannelt. Selle pilli vanuseks arvatakse olevat ligi 2000 aastat. Vanades regilauludes on räägitud, on pajatatud, kuidas seda pilli on tehtud kalaluudest, lõvilõualuust, hanehammastest ja keeled on hoopiski noore neiu juustest. Seda, kas see nii oli, seda ma täpselt ei tea. Aga see on küll kindel, et esimene kirjalik üleskirjutust Väike-Kandest oli 400 aastat tagasi, kui kirjeldati ühte kõrtsi kaklust, kus siis ühele kaklejale löödi pähe ühe mitte-saksa harfiga, mis siis arvatavasti oli Väike-Kannel. Eestis on levinud labaga ja labata kandled. Laba on siis see osa siin. Ja just Setumaal on levinud labaga kandled. Ja Setumaal arvati, et see pill on Jumala loodud. Et kui oli aeg, kui ei tohtinud pilli mängida ega laulda ega muid lõbustusi pidada, siis kannelt tohtis ikkagi mängida. Ja vanasti mängisid pilli mehed. Ja Setumaal mängiti karguseid ehk siis tantsulugusid. Ja nad mängisid neid niimoodi, et sõrmed pandi keelte vahele ja siis liigutati alla ja üles. Ja siis naised tantsisid. Pill on tehtud puust, näiteks kuusest või vahtrast. Ja on võetud üks puuplank ja seda künataoliselt seest õõnestatud ja siis kaetud kõlalauaga. Ja peal on terasest keeled. Vanasti tehti keeli lambasoolest või hobusejõhvidest, hobuse sabajõhvidest. Keelte arv varieerub 6 kuni 12. Minu käes on 12-keelne kannel. See pill on diatooniline ehk kui sa mängid ühte lugu ühes helistikus, siis sa loo käigus helistiku muuta ei saa, aga sa pead selleks kasutama kandlevõtit. Et kui mul on siin D-tuur, et siis kui ma tahan G-tuuri, siis ma pean lihtsalt ühe keele ümber häälestama. Pilli hoitakse süles, lühemad keeled ülevalpool, pikemad keeled allpool. Ja siis tehnikaid on erinevaid. Kõige levinumad on katmis- ja noppimistehnika. Katmistehnikal sa katad kinni keeled, mida sa ei taha, et kõlaksid. Ja siis parema käe esimese sõrmega tõmbad üle keelte, mis ei ole kaetud. Noppimistehnikal asetad sa kõik sõrmed keeltele ja nopid meloodiaid, mida sa soovid. Pill on levinud ka meie naabermaades, aga seal kutsutakse seda pilli hoopis teistmoodi. Kui Eestis ütleme kannel, siis Soomes öeldakse kantele, Lätis kuokle ja Venemaal kusli. Pilli teevad pillimeistrid, et vabrikus seda pilli ei toodeta. Ja seda pilli on mõnus ka ise teha. Ja aastaringselt korraldatakse pillimeisterdamislaagreid, nii et kui on soovi, siis saab teha selle pilli endale. Lõpetuseks mängin ühe polka Koikkülast.